Tšau! Niisiis järgmine tehnika, et tugevdada oma immuunsust lisaks heale unele, heale toidule ja sellisele mõnusale positiivsele hommikurutiinile on tule hingamine. Mis on tule hingamine? See on siis selline pranayama, tuleb joogast, kus me hingame sügavalt nina kaudu sisse, kõhtu ja siis hingame lühikeste väljahingamistega välja nina kaudu. Põhimõtteliselt puhkides võiks öelda. Ja selle hingamisega me aktiveerime oma nabapiirkonna. Ja nabapiirkond on siis seesama Manipura chakra. Manipura on siis naba energiakeskus, mis tegelikult vastutab siis meie immuunsüsteemi eest. Ehk siis, et tugevdades energiat seal, tugevdame me ka oma immuunsust. Ja siis nagu alati selliste hingamiste puhul me kõigepealt teeme 3 sissejuhatavat sügavast hingamist, kus me hingame nina kaudu sügavalt sisse ja siis hingame suu kaudu sügavalt välja. Ja välja hingates me tõesti hingame kogu hingest välja, et oma kopsud täiesti tühjaks ja oma kõhu ja kogu selle rinnaku täiesti tühjaks. Ehk siis kummardame ette, hingame välja häälega, et sügavalt välja hingates, see ei ole sügav välja hingamine. Sügav välja hingamine on täiesti viimseni tühjaks. Ja siis hingame sisse ja niimoodi teeme 3 korda ja pärast seda siis läheme üle tule hingamisele. Et ma näitan, kuidas see käib. Et kõigepealt siis istud, kas siis rätsepistes põrandal või kui see ei ole sulle võimalik, siis võid ka tooli peal istuda. Et kui su põlved on haiged. Niisiis 3 välja hingamist. Ja nüüd sisse hingates, kui sa ei ole harjunud kõhu kaudu hingama või kõhtu hingama, siis pane algul omal käsi siia naba peale ja siis sa tunned, kuidas õhk tuleb sisse, kõht läheb punni, õhk läheb välja, kõht tõmbub kokku. Ehk siis me hingame kõigepealt sisse. Nina vesiseks. Aga siis need väljahingamised on sellised lühikesed nina kaudu ja iga kord, kui sa hingad välja, siis naba tuleb sisse. Ja tee niimoodi nii kaua, kui sa suudad, et tegelikult võiks 10 korda ja siis teha üks vahehingamine ja siis teha uuesti. Ja võib-olla teha nii 5-6 korda järjest esialgu. Mis on oluline? Ära tee selliseid asju täiskõhuga, et kindlasti ei ole hea teha täiskõhuga seda. Ja kui sul on südameprobleemid või väga kõrge vererõhk või sa oled lapseootel, et siis ka ei peaks neid harjutusi tegema. Või siis südame puhul siis lihtsalt arstiga eelnevalt konsulteerida. Aga teistele kõigile see teeb teile head sooja talvel siin ja kindlasti siis väga, väga hästi mõjub. Et püüdke seda teha iga päev 2-3 nädalat ja vaadake, milline muutus teil toimub. Aga ma ühe korra näitan siis veel kogu seda ringi.
kohtume homme.